kuna me oleme kala teinud, võib-olla tahaks liha ka natukene, siis võtame veisi sisefilee ette. Töö sellise kõige parema tüki lihadest minu arvutuse. Nii, selle jaoks on meil siin üks suur kelmetükk. Me natukene kohe maha las seda puhtamaks. Ja näeb ta välja siis selline. Ja ühel pool on selline väike käntsakas ka veel küljes. Me proovime selle kätte saada. Seda me ära ei viska. Sellest me teeme veel pärast väikest flambeerimist ja kiire kastme sinna ümber. Nii, käes. Siis, kuidas seda kelmet ilusti kätte saada? Minul on niisugune trikk. Keerame kelme allapoole. Võtame siit ühe väikse sisselõike. Proovime vaatama, kus maalt see kelme välja tuleb siit ilusti. Niimoodi. Siis jällegi meil üks pinnas, kus meil siit saame kinni hoida. Keeran tagasi mugavalt. Ja nii nagu võtaks kalalt nahka maha, proovime sellega siit kätte saada ilusti. Nii. Tuli. Enamus tuli ilusti maha. Seda ei pea ka ära viskama, sellest saab jällegi puljongit teha. Või siis näiteks oma neljadaksele sõbrale anda. Nii. Ülejäänud jupi proovime ka siit veel kätte saada. Niimoodi noatsaga võimalikult jälle vähe raisates liha. Ja kuna ta siia alla läheb peitu, siis kõike seda nagu nii kätte ei saa, et ja vast ei peagi. Nii, olemas. Siis teeme sellest täna carpacciot ja siis flambeerime ka siis sellise strogonovi näol olevat kastet. Selleks, et siis carpacciot teha, lõikame need otsad niimoodi ära, et jääks siuke ilus konkreetne vorst. Niimoodi. Selline võiks välja näha. Ja juba järgmisel hetkel siis teeme carpacciot sellest ja siis ka madalalt temperatuuriga küpsetatud siis sellist steiki. Kõigepealt röstin. Järgmisena teeme marinaadi. 6 grammi soola, 4 grammi pipart, 30 grammi küüslauku, 30 grammi oliivõli, 60 grammi brändit, natukene balsamico äädikat ja 15 grammi peterselli ja 15 grammi tüümenit. Kui liha on kuskil paar tunni olnud marinaadis, siis koorime marinaadi suurema osa maha ja paneme ta kilesse ja teeme tast nagu vorsti. Ja kui vorst valmis on, tuleb ta sügavkülma panna ja juba järgmisel hommikul saame teda süüa. Ja carpaccioga teeme niimoodi, et salati jätame carpaccio viilu siis sisse. Ja salatiks on mul frillis, sibul, koriander, suhkruhernes, siis on rukolat natukene ja siis uuesti frillist. Mõned tomatid, marineeritud sibulat, peale paneme berniisi kastet ja salati kastmeks veel siis tsipakene balsamico õli ja kurgi koortes tehtud siis roheline õli ja natuke tekstuuriks maapähkleid. Ja vaatame, mis me siis teha saame. Nii, vahepeal olen siis saanud ära lõigata carpaccio. Lõikasin 2 viilu, üksteise peale ja vasakul pool võiks olla selline rull, mis võiks lõpptulemusena välja näha. Aga ma teen ülejäänud ka ära ja vaatame siis seda juba taldriku peal. Nii, ja viimasel hetkel otsustasin veel panna veidikene parmesani ja lõpetame siis selle roa väikse soolaga. Ning head proovimist. Siis järgmisena teeme strogonovi ja teeme teda natukene huvitavalt, me flambeerime ka teda. Selleks tule siia poole. Ma vajan need samad otsatükid, mis me sellest veisefileest järgi jäid ja sellised mõnusad suupärased ribad. Ja kohe, kui soolaks läheb,
siis me lisame sinna mõned maitse köögiviljad, küüslauku ja siis pipart, siis pruuni puljongit ja natukene siis niinimetatud kütet ka, et see asi tööle hakkaks või. Pann on vahepeal soojaks läinud. Esimene asjana paneme peale sibula, laseme õrnalt sibula läbi klaasjaks. Chili ja rohelise ja küüslaugelt on viimaseks, sest me tahame natukene maitset ka saada. Tundub, et võib liha peale minna. Nii kui liha on pruunistunud, siis panen siia natukene kütet ja teeme natukene actionit ka. Peale läheb veel puljongit. Kogu. Kindlasti pääseme ka soolast ja ütleme nii siis tavalisest piparist ka veidikene. Ja pidame selle kokku, et see läks natukene paksemaks. Veidikene maitses ka Worcesteria. Nii. Vahepeal teen ühed kaunistused ka natukene, mul on siin suhkruõrnest. Hakin selle peeneteks ribadeks. Nii, väga hea. Siia kõrvale sobiks väga hästi aromaatne riis basmatilt. Nüüd on üsna lõpusirge. Viimasena panen küüslaugu ja chili, kuna ma tahan, et oleks natukene küüslauku mekki ka, siis ma jätan selle viimaseks. Võtan tule alt ära ja viimasena lisan siis maitse siis rohelise ka veel. Ja kuna see asi peab ilus ka silmale näha olema, siis paneme siia natukene suhkruõrnest ka veel peale. Lihtne ja kiire. Palun. Kindlasti sul kodus sous vide masinat ei ole, eks. Selleks, et teha madalküpsetust vaakumis, ei pea omama seda masinat, piisab vaid termokastist, võib-olla sellist IKEA kotist. Sinna sisse paneme siis liha ja lased vaikselt vee sisse, nii-öelda selle koti, siis tuleb ka õhk välja. Kui enamus õhk on välja, paneme koti kinni ja paneme siia sisse näiteks, oleneb millist küpsustat sa tahad, siis tänu sellele siis valid mingisuguse temperatuuri. Antud hetkel me tahame siia 54 kraadist kuumust, vahepeal on siin kadunud. Lisame lihtsalt siia keevat vett alati kogu aeg siis juurde, nii palju, et tekiks siis soovitud temperatuur
kuni lõpuks siis see lihatükk saab valmis. Noh, sellise tüki puhul siis võib arvestada kuskil 2,5 tundi. Minul on ta ka siin juba valmis. Teda rohkem mul siin vaja ei lähe, siin seda karpi. Ja lähen siia edasi. Ega ma taga midagi erilist ei teinudki kui seda, et panin siia natukene õli või näol, rasva näol ja pipart. Nüüd teeme selle vorsti lahti siit. Natukene on, panin siia kilega ümber, et natukene siis nii-öelda sellist kuju jaoks. Proovime ta kuidagi ette saada siit. Nii. Ja teeme ta piprast ja sellest rasvast, enamus rasvast teeme puhtaks. Ja selle asemel, et teda panni peal nüüd praadida ja anda talle veel nagu siis nii-öelda kuumust, mis jõuab ka sisemisse kihtidesse. Me teeme siukse triki, et me põletame teda lihtsalt natukene niimoodi. Selleks on vaja siis põletit, anname tööle ja anname talle 1800 kraadi umbes. Proovime kõik küljed ilusti ära põletada. Võtame selle lihatüki, lõikame korralikud siuksed mõnusad steigid. Juhuslikult on mul siin kõrvetatud võiga Hollandi kaste valmis tehtud. Lisame seda ka siia natukene peale, siin mõned tuksud. Ja kuna ma selle lihale soola ei pannud, siis lisame sinna asemele soola. Voila, valmis ta ongi.